No tere päevast, kallid kuulajad ja kallid külalised ja kallis Urme. Meie siin Elu50+ podcastist järjekordselt tervitame ja täna on veel selline tähtis päev, täna on emadepäev ja loomulikult ka sellepärast meie saade ongi emadepäeva eri. Ja me oleme siia saanud ka ühe supertoreda külalise, kellest paar sõna ütleb kõigepealt Urme. Ja tere ka minu poolt. Meil on tõesti täna väga hea saade, sest et täna on külas meil Karin, kes tuli kaugelt Lõuna-Eestist ja siia sõitis juba hommikul hästi vara, ärkas üles 4 ja hakkas tulema, nii et ta on juba täna väga palju vaeva näinud, et siia jõuda. Ja täna me hakkamegi rääkima sellest, mis tähendab olla ema. Ja Karinil on väga hea kogemus sellest. Tere tulemast, Karin! Tere tulemast. Ja head emadepäeva. Ja emadepäeva kõigile ka meie külaliste, kuulajatele, jah. Hakkame sealt otsast pihta. Kus sa tuled, mis sa teed, kuidas on niimoodi toredasti, et ma ikkagi teadsin, et sina sobid siia? Miks see võib olla see asi? Nii, tere, ma olen Karin, tulen Lõuna-Eestist Moostest ja olen paberitega ema. Wow. Sõna otseses mõttes paberitega ema. Et mul on 6 last, 3 on bioloogilist ja 3 on siis, kuidas nüüd öelda, südames sündinud lapsed. Et 2 tütart on vanemad, üks saab pea 25, teine on 21, nemad on ülikooli lapsed juba ja siis tuleb see tore aeg. 3 14-aastast on kodus ja 1 2-aastane. Korralik kompott. No see on küll super rivi. Selle kohta on nagu see, kuidas see öeldakse sellest, kui kaarte mängid, et käsi on täis. Maja on täis. Ja sina, me muidugi natuke peame vabandama, et me oleme siin natuke valskust teinud. Me tegime su nagu nõksa vanem, sa ei ole ju 50, aga sa hakkad just... Mul on eelmäng. Sa praegu soojendad, sest sa said just 49, aga kuna siia 1 aasta see ei loe midagi. Valmistume kõigiks. Ja üks mõte tegelikult, miks oli täna sind siia kutsuda, oli ka see, et kui meie muidu räägime siin saates sellest, et oi 50+ ja kõik lapsed läheb minema kodust ja siis hakkame meie elama mingit oma elu, mida me ei ole enne saanud elada. Sinu puhul on ju praegu see, et sul on 2-aastane laps. Ma olen noor ema. Ma olen noor ema ja sõna otseses mõttes noor ema. See laps tuli põhimõtteliselt nagu 5-6-ena. Ma pidin tegelikult ma mõtlesin hästi pingsalt, et kas ma olen valmis, kas ma jõuan. Aga mul on nii tublid tütred, kes ütlesid, ema, me saame hakkama, et ta 8 nädalaks tuleb, ta läheb nagu nii vanemate juurde tagasi. Ja mõtlesid, okei, nüüd ta siis on meil. Nüüd ta meil on 2 aastat juba. Ja kui sa mõtled, et sa ütlesid, et üle 20 on ju esimesed lapsed, 2 tükki oli üle 20. Ja kui sa praegu mõtled nagu ennast emana, 20 aastat hiljem on ju, mis on muutunud? Päris palju. Esiteks, kui sulle tuleb 5-kuune laps, hakkad guugelda, kuidas ma selle lapsega hakkama saan. Ja tegelikult on päris raske harjuda uuesti päris pisikese beebiga, aga praegu ma ei kahetse seda otsust. Ma päriselt ei kahetse, see on nii äge. Et seda ei saa öelda nüüd, et hakkad 50 lähenema, et nüüd ei jõuaks enam kasvatada seda kahest. Ei kindlasti mitte. Aga hirmud on. Sa oled nagu kogenum selles suhtes, et sa kardad rohkem. Et sa tunned, et sa vastutad nagu rohkem. Aga samas sa oled kogenum. Läheb nagu lihtsalt. Ma jäin just mõtlema, ma olin puhkusel siin praegu ja mul oli tohutu õnn veeta pikemat puhkust koos oma nagu perega. Mul oli tütar, oli oma lapselapsega seal, kes on praegu, sai just 1,5-aastaseks väike Stellakene ja ma hakkasin praegu mõtlema täpselt selle peale, mis sa ütlesid, et püha taevas, et mina jälle nagu, ütleme, vanaema rollis nautisin vaata täiega seda, et tegelikult ma lõpuni ei vastuta, et sa aitad ja teed kõike seda, aga mõelda seda nagu, mul tuli kohe see nagu emotsioon
motivatsioon sellega, et appi, et kui see nagu vastutus oleks, me oleme hästi tihti nagu rääkinud, et selle vanaema rolli, vaata võlu ongi see, et need kõik samad nagu toredad ja head asjad, aga ilma selle vastutuseta, et see on tegelikult ülioluline, on ju. Ja siis ma mõtlesin, sa ütlesid, hakkasid guugeldama, kuna mulle tundub, et tänapäeva lapsi kasvatatakse. No varem, siiani oli Googlega, nüüd võib-olla edasi on, ma ei tea, ChatGPT-ga võib-olla või? No võt, mina ei ole selle ChatGPT-ga sõbraks saanud. Minul on ikka vana hea Google, kui palju laps magab, kui palju ta sööb. Tuletasin lihtsalt meelde, sellepärast, et kuna mul 3 tükki ees on juba, nad olid siis 12 ja kui pisike tuli ja siis ikka 12 aastat tagasi, oi mäleta, kuna ta magab, mida ta tahab. Toodi turvahälliga, pandi diivani peale, et davai, ta on siin. Ja siis vaata, okei, mis ma taga peale hakkan, kuna ta sõi, kuna ta magab. Õnneks läks meil hästi ruttu nagu kõik graafikusse, et selles mõttes mul on hästi tublid tütred, kes mind aitasid ka. Tahtsingi midagi sinna jõuda, et kuidas teil nüüd protsentuaalselt on selle lapse kasvatus nagu kodus ära nagu jaotatud, et kui suur protsent sinul ja palju sa saad öelda nendele samale lastele? Suuremad tüdrukud on, et kui neil tuleb lapse isu, siis nad võtavad selle väiksema ja kui neil läheb see isu üle, siis nad toovad tagasi. See on ka hea variant. Seepärast nemad nüüd tulid selle mõtte peale, et nad ei taha veel lapsi. Nad ei taha veel lapsi. Ära ütle, et sa nüüd sellepärast, et sa oled nii konkreetne ema, et nad ei teavad, et nad ei saa hakkama sellisena. Ei, nad lihtsalt näevad, kui palju tööd väikse lapsega. Konkreetselt, et ütleme see, et kui ise lapse said, sa ei teadnud ja mitte midagi, aga neil on hea kogemus, tegelikult on neil hea kogemus, nad näevad, mida tähendab väike laps. Et ei ole see, et teeme lapsega, kui on ilus hea, ega ikka ei ole. Kui sul on plaan tehtud ja laps otsustab näiteks haigeks jääda, sa teed oma päeva täiega ringi, sa ei olnud arvestanud sellega. Ma tahaksin nüüd tulla natuke tagasi, mis natukene 20+ aastat on ju. Sinna, et kunagi sa olid noor, kena, praegu sa olid kena, eks siis oli veel noor ka tagaotsaks, on naiivne ja ühel hetkel, kas sinu bioloogilised lapsed tulid sinu ellu ennem kui kasulapsed või kuidas üldse see mõte sündis, et ma tahan nüüd pakkuda kellegile veel seda armastust ja soojust? See on üks hästi naljakas lugu, et kui mul oli 2 tütart, siis ma mõtlesin kõik, et rohkem ma lapsi ei taha, et see on piir ja siis kui ma jõudsin selle ära mõelda, tuli kuskilt nagu välk selgest taevast 3. pesamuna mulle ja siis ma mõtlesin, et nüüd on küll lagi. Nüüd on küll lagi, et 3 last, et seda on küllalt. Ja kui mul see pesamuna poeg oli 3-aastane, siis avastasin, et mul on nüüd 3 3-aastast kodus. Et kuna ma ise töötasin vallas, olin sotsiaalosakonnas tollel ajal ja tegelesime nüüd raskete peredega ja siis kui ma nägin reaalselt, millistes tingimustes osad lapsed elavad, ma sain šoki, sai ka lastekodudes käidud ja sealt nad mulle tulid. Sellepärast me käisime, ma mäletan nii hästi, et me käisime lastekodus lapsi vaatamas ja üks tüdruk jooksis minu juurde, et kallistas ja tõi harja, et hakka mul juukseid kammima ja see sama tüdruk oma kaksikvennaga on minu juures praegu. Kaksikud või? Nad on kaksikud. Ja siis tuli välja, siis seletati meile, et nendel lastel on talvel sünnipäev, täpselt samas kuus kui minu pojalgi ja siis see tähendab seda, et mul on kodus kolmikud ja ma olen neid tollest ajast saati kolmikuteks kutsunud ja nad ongi mul kolmikud. Kas see natuke otsustavaks ka see võtmine, et kõik lappis kuu ja kõik asjad või see tuli hiljem välja? See siis iseenesest niimoodi kõik kokku, et mu käest on küsitud, et miks sa seda teed või miks sa seda tegema hakkasid, ma ei tea. Ma ei ole kunagi otsinud võimalused on ise minu juurde tulnud. Et selles suhtes ma ei kunagi tee mingeid plaane. Ma ei peagi tegema, need plaanid tahavad ise vägisi minu juurde. Et sa pead pigem must kinni hoidma, et liiga palju ei tule. Oota, ma mõtlen praegu, siis see oli mingi, mis see oli siis 15 aastat tagasi või mis sa ütlesid, praegu nad on 10 aastat tagasi. 10 aastat tagasi on nad, jah. Kas sa mäletad seda nagu argipäeva, mis see siis oli nagu? Esimest tööd, näiteks, et nüüd esimene õhtu tuli kätte, lapsed on sinu juures. Ei, ma harjutasin, selles osas siis oli hästi moodne see tugipere värk. Et siis ma nagu olin nõus, et ma olen tugipere, et need lapsed saavad ka nautida nagu kodu, et jõuludeks tõime koju ja nädalavahetusteks tõime koju, aga kui me jõudsime nii kaugele, et need lapsed olid kramplikult mul küljes kinni ja see tagasiviimine, see on meeletu, see on nii haiget teeb endale, see lastele ja siis ma mõtlesin, et nüüd on valik, kas nad jäävad nüüd lõputult või lõplikult sinna või tulevad meile, aga seda vahepealset varianti mina enam ei taha. Siis tuli otsus ja siin nad meil on ja. No siis teil oli niimoodi pehmelt natukene. Ikka siis sa pead ju kõik koolitused läbima, et see valmis ikka oleks. Vahet pole, et sul 3 last on, aga sa pead ikkagi õppima, kuidas lapsi kasvatada.
siis käisid kõik koolitust läbi ja paberid käes, et sa nüüd lähedki kõvasti kasvatama ja siis tulevad lapsed koju, korraldavad sul mingi asja, siis mõtled, issand, ma ei olegi seda õppinud. Ma ei teadnudki, et nad niimoodi teevad. See lööb sul ikka elu nii sassi, kui ta veel lüüa saab, nagu päriselt. Ütle veel siis nüüd täiesti huvi pärast küsin paberitega, kust sa need paberid said, kus need koolitused või kus see nagu ma olen nüüd see moodne värk selles suhtes, et ma olen Pered omas kodus SOS Lasteküla all. Okay. Et ma olen nüüd see, et ametlikult nagu lastekodu, aga tegelikult kasvavad lapsed omas kodus. Neil on nagu ema, isa, neil on argipäevane rutiin, lähevad kooli, lasteaeda, põhimõtteliselt minu töö on 24/7. Et siis, kui lapsed küsivad mu käest, et emme, et koolis küsitakse, mis tööd sa teed? Ma mõtlesin, ma olen ema. Ei no kõigil on ema. Ja, mõtlesin, aga ma olengi ema. No siis vahepeal oligi see variant, et mõtlesin, siis ma otsisingi tööd kõrvale. Siis käisin vahepeal töös, lapsed olid nii õnnelikud, nad saavad ka nüüd öelda, et tal ema käib tööl. Muidu oli lihtsalt kodus ema, seepärast kõigil on kodus lihtsalt peab seanahka seal kodus. Jah, enam-vähem niisugune tunne oli. Mis seal emal ikka teha? See pole mingi töö. Aga nüüd õnneks ei küsita, seepärast praegu on väike kodus ja praegu nad teavad, väiksega oled ju kodus, aga eks siin vahepeal endal ka tervis on nagu on ja arsti juures käib, küsitakse, no jah, sa oled see ema, aga sul mõni normaalne töö ka on. Ma siin hetkel ei ole, väikse lapsega töötu. Noor ema. Jah, ma olen noor ema ja tegelikult on jumala hea tunne see. See on nii hea tunne, et see vanus, mis mul on, see on lihtsalt number. Ma olen 25 ja ülejääk on staaž. Hurraa. No, näed, sa oskad ka neid numbreid mina olin ju ka, mina olin hästi pikalt, kõigepealt hakkasin vist 26-selt hakkasin pihta juba, olin pikalt 26 ja siis 29-ni vedasin välja ja siis laps ütles, et nüüd aitab, et nüüd tuleb 30 saada, kui tema saab 20. Siis tuli välja rääkida, et ta on adopteeritud. Ta ise ükskord mõtles selle välja. Ja okei, pere, nüüd tore kuulda peremudel, peabki olema isa, ema, kõik niimoodi. Nüüd on, täna on emade päev, täna me räägime naistest ja emadest ja niimoodi, aga mul on ikkagi üks küsimus, ma tahaksin küsida, kas selle peremehe käest ka küsite midagi või tema ta ütles, ahah, 2 on juures, no selge. Üks päev vaatas, et nüüd on 3. Ei, selles suhtes meil ikka perekoosolekud olid. Meil oli nii, et suured lapsed istusid, me kõik me oleme tavaliselt ikkagi lapsed ei tule enne perre, kui me oleme kõik maha istunud. Aga väiksem poiss oli äge alati, et tema, eks ta 3-aastane, palju ta ikka aru saab. Ja siis meil oli pikem siuke nädal aega olid need kaksikud meie juures, et harjutamise aeg, et vaatame, kuidas saab. Siis väike poiss tuli sosistas, et emme, kuna sa nad ära viid? Et temal oli see arusaam meil selline nagu oli, aga nüüd ta on 10 aastat nendega koos kasvanud. Ja ta ei kujuta ilmselt ettegi ilma nendelt elu, on ju? Jah, selles suhtes ütleme, et see, et kui nad laagris on, siis on siuke tunne, et kaua nad veel laagris on, et tagasi ka tulevad või siukene, see on hea, kas kakelda või selline, ikka siukene, nende pubekate see paras kompott on mul kodus praegu. Küsin huvi pärast seda, et kas sa oled mõelnud, et mis saab siis, kui nad hakkavad kodust välja kolima sul? Jaa, praegu on see teema eriti aktuaalne, sellepärast, et nad saavad see aasta 15. Ja eks need seadused on sellised, et 18 ja siis lähevad lapsed välja ja siis mõtled, et aga laps on ju minu juures kasvanud, et nad on minu perelapsed, kodu jääb ikka neile koduks. Jah, nad lähevad võib-olla välja kuhugi oma ette elama, aga ma ei kao neile tegelikult kuskile. Et ma olen ikka emme ja issi ja õed ja vennad, et selles suhtes on nagu, aga mis edasi saab, ma ei julge midagi öelda. Seepärast neid kapsalehe all lapsi on oi kui palju. Neid on väga palju. Ja praegu minul on õnneks, kuidas öeldakse, et maja ei ole kummist. Aga need suuremad lähevad ju eest ära sealt. Selleks, et see on tegelikult, olgem ausad, et see on ju ka meie ütleme, põlvkonna, meie vanustel on seda on palju, oleme tagasisidet saanud ja räägitud, et see tunne, et kui sul lapsed välja kolivad, et tekib tühjus. Sellepärast mul on 2-aastane kodus. Ma seda jäin just mõtlema, et sul on pikalt ette mõeldud, on ju, et sul ei lähe tühjaks, ei lähe. Õnneks suurem tütar, kui hakkas kodust ära kolima, siis see läks hästi valulikult, ta tuli tagasi. Ta ütles, et ta ei ole valmis veel ära minema. Ja siis, kui ta tundis, et nüüd ma olen valmis ära minema, aga me oleme hästi kokkuhoide pere nagu selles mõttes, et ma ei ütlekski, et mul tütred on, mul on sõbrannad, mul on siuksed, mul on ägedad lapsed nagu päriselt ka, et ma olen hästi rahul nendega. Me käime koos reisil, nemad on sellised hakkajad, emme, davai, lähme kuhugile. Ma jälle mõtlen, mul on väike laps, kuhu ma lähen sellega, et kui minu enda tütred väiksed olid, ma ütlesin, ma ei lähe elu sees lennuki peale. Ma ei lähe ju väikeste lastega, nad ju karjuvad ja
no see pisike on juba Türgis ära käinud. Õige. Kes teda seal nüüd ikkagi hoidis? Kas sina sai ka päikest võtta ja ujuda? Ja ma saingi selles suhtes, et ma suutsin ära paanitseda, et issand jumal, lapsed ju karjuvad ja kõik on mida iganes. Kõht keeras hommikul, pakkisid asju, mõtlesin, kuhu ma hull lähen. Jõudsime lennukisse, siis mõtlesin, et minu laps siis vaatas, et lennuki peal, et mida te karjutasin? Ta chillis, ta magas mul nooremate või vanemate tütre vahel seal mingit probleemi ei olnud. Ta oli kõige ägedam kutt üldse, kes mul seal reisi peal chillis. Pigem need pubekad olid seal siuksed aga pisikesega ma sain väga hästi. Oota, sul on siis 3 poissi ja 3 tüdrukut või? Ei, mul on juba segi läinud. Kolmikutel on niimoodi, et seal on 2 poissi ja tüdruk. 2 poissi on okei. Ja nüüd on tegelikult reaalselt, kui mul on 6 last, siis on 3 poissi ja 3 tüdrukut, jah. Ja, no seda ma mõtlesin, ma proovisin nii-öelda järge pidada, ma mõtlesin, kus ma siis segi läksin. See peab olla paber, peab olla käes praegu, palju neid lapsi. Et no mul ongi tütarde kasvatamisega, mulle tundub nagu, et on päris hästi läinud, aga poistega ei taha välja tulla. Ma tundub, et ma ei saa aru, nende see aju keem on teistmoodi. Mis seal teistmoodi on? Ma ei saa aru. Nemad, et kui mul tüdrukute õppimisega nagu midagi ei teadnud, siis ma ei tea, poistega ma käin koos koolis. Ma õpin praegu, ühega olen 7. ja teisega olen 6. Ja... Mitu korda sa seda 6. oled teinud siis juba, kui mitmeid kordi ütleme nii? Jaa, selles suhtes küll. Paned juba pimesi. 5 korda. Aga ikka ei oska. Muutuvad ju asjad. Ja muud tegelikult asjad muutuvad. Ja siis ma mõtlen, et 2 aastane alles 2. Ma lähen veel kooli. Oot. Ma ikkagi hakkab tühjemaks jälle vahepeal saama, ega sa ei tea, mis sinna vahepeale tuleb. Õnneks, ega mul on see vanaema roll ka pidamata veel. Kas on lootust? Praegu ei ole, nad ju ei taha. Ja ma ütlesin, ma olen veel noor ema ka, et praegu oodaku veel natukene. 10 aastat. Kas see hoiab sind noorena ka, kui sa oled noor ema? Ma jäin just mõtlema, et sa ei saa ju, sa ei saa lõdvaks lasta, sa ei saa öelda, et ma ei jaksa, ma ei taha, ma ei viitsi, ma... Ei, ma ikka ütlen vahepeal. No jah. Vahepeal ma ütlen seda, aga samas hing on noor. Mul on hingiga tunned, et tahangi sõbrannadega, lähen see nädalavahetus peole. Mul on suuremad lapsed, kes siis on kodus, mängivad kodu ja mina lähengi. Ma lasen lõdvaks ennast selles mõttes, et ma pean hingama, et tulla tagasi siia reaalsusesse. Et kui sa seda ei tee, siis ma arvan, et ma ei naeraksin praegu. Vot, ja nüüd me jõuamegi sinna, et mina mäletan seda, et mina olen 1 laps. Ma olen väga uhke selle üle. Ütleme niimoodi, kui ma poleks tol ajal teda teinud, siis ei oleks seda ilmselt olmaks lükatud kuskile, ma ei tea kuhu kohta. No teinud, ma arvan, et see ikkagi sai tehtud, tuli või kuidas iganes. Ja ma tean seda ju, et minul see oli, ei ta jäänud vaitmus üles, ema võttis enda kätte, siis jäi vait, on ju, no see mingisugune sünnitusjärgne depressioon ja ma ei tea, mis asjad jää vait, et mis sul viga on, eks ole. Ja oli siuke tunne, et ma mõtlesin, et ei iial enam ühtegi väikest last pärast, et keeruline tundus kõik, on ju. Kas nüüd ikkagi see sama lause, et mida rohkem nüüd on, see kergemaks läheb, on ju? Mul esimene samasugune. Oli, jah? Oi, ta karjus, ta ei maganud ööd ega päevad. 3 aastat oli siuke elu, et mõtlesin, ma ei taha rohkem lapsi. Siis tuli teine ja siis teine magas. Nüüd olin sünnitusmas ära, mõtlesin, et toksasid niimoodi, et issand, laps magab öösel nagu päriselt ka või. Vaatasin, okei, see magab. 3. oli niimoodi, et oi jumal teab, kuhu magama, et ei ole üldse mingit probleemi. Tead, mida edasi, seda paremaks, nagu päriselt. Minul oli teistpidi, minu esimene laps oli selline, kes 2-nädalaselt hakkas läbi öö magama. Et sõime mingi 12 paiku öösel, ma olin ju nagunii üleval, ma olen see ööloom ja siis ta magas mingi 7-ni, siis tiss suhu ja magasime koos 10-11-ni, et kurta ei saanud, aga mul oli siis järgmine, kes nagu näitas, et ei ole see emadus midagi nii kerge, tema ikka tahtis süüa, no mitte hullult teha niimoodi, aga ta näitas seda päris asja siis. Ja minul oli see, ma mäletan, kui laps oli 6-kuune, siis ma mäletan, kui ma palusin vanaema, tahaks 1 öö, ma palun 1 öö järjest, et ei pea vahepeal, on ju. Et minul oli ka probleem sellega. Okei, no probleemidest me räägime ikkagi rõõmudest, emaduse rõõmudest, on ju. Ma tean seda, et vahest öeldakse, et osad on bioloogilised lapsed, kas sa oled vahest näinud või kuidagi kas on tulnud ette, et need oma lapsed vahest ikkagi peavad nagu, et sina oled ikka päris ende oma ja teised on ikkagi mingisugused tulnud. Seda ikka käib kodus. Seda ikka see võimuvõitlus käib, et kes tahab see esirinnas olla ja ütleme, et bioloogilisel laste puhul on see, et nad hästi jälgivad mängu. Et et kui ütleme need südamelapsed, siis ütleme niimoodi, kui nad teevad trikke, nad teevad ikka trikke ja kui siis
mul poiss näeb seda nagu selles mõttes, et ta tunneb, et emale tehakse liiga, siis ta ikka tükib kaitsma nagu selles suhtes ja siis ma ikka pean hästi palju selgitustööd tegema, et miks see nii on, et nad on teistmoodi lapsed, nad on katkised lapsed, nagu päriselt katkised lapsed. Et nendega on teistmoodi see asi. Ma tean, et osad meie kuulajad ja vaatajad kindlasti ei tea üldse, kuidas see protsess välja näeb. Kuidas on selline asi? Sina ütleme, ennem kui see armas südamelaps sulle jõudis 5-kuune, mismoodi see protsess oli? Sina istusid kodus, tuli telefonikõne või? No põhimõtteliselt. Anname sulle lapse? No jah, et kas sa oled valmis võtma? No selles mõttes, et sa sinna jõuad, see bürokraatia, nagu nad väidavad, et see paberite täitmine, see on ikka kohutav, et selles suhtes ma mõtlen ka, et kui otsitakse peresid ja kõik, et ma saan täitsa aru, miks neid nii vähe on. Et no see, et sa seda kõik läbid, okei, sa saad sellega hakkama tegelikult. Ja siis, kui sa oled seal süsteemis sees, siis nii käibki see siin. Ja kui sa näitad, et sa saad hakkama või lapsed tunnevad ennast hästi, siis niimoodi need pakkumised tulevad. Toonekured tulevad. Kas siin ka kontrollitakse? Jaa. Käiakse iga kuu kodus. Käiakse iga kuu kodus, küsitakse, kuidas hakkama saad, lastega räägitakse. Meil on nagu oma ringkonna nagu ülemused, need käivad kodus, räägivad, helistavad, iga kuu teed oma kuuaruandeid, no ikka siuke möll käib. Et sa pead selle nagu vahepeal ära unustama, et siis kui lapsi kodus ei ole, siis teed oma selleks ametliku asja ära ja ei ole nii, et ma sain nüüd lapse ja keegi rohkem midagi ei tea. Kontrollid on ikka päris korralikud, aga et kogu aeg käiakse ja küsitakse. Ja... Suur võimalus on see, et sa saad nii katkise lapse, et sa ei saa hakkama taga. Väga suur. Väga suur. Seepärast neid väga-väga katkisid lapsi on väga palju, aga tavaliselt neid ikkagi, nad oskavad ise nagu ära vaadata ja et kes kuhu sobitub, et nad ise otsivad nagu, saavad selle lapse tausta teada ja siis otsitakse sobiv koht, kus selle lapsel on hea olla ja... Ma jäin just mõtlema, et kas selle ema, sa ütlesid see paberitega ema mulle endiselt, see teeb otsapidi nalja ja samas nagu sellist aukartust võib-olla tõstab, et kas seal nagu keskendutaksegi siis ka just sellele, et lapsed võivad olla katki ja tõenäoliselt, et ma seda just jäin mõtlema, et see ei ole lihtsalt see, et anna süüa ja tee seda, et see on pigem siis see pool on ju. No see on, ütleme, sa saadki selle katkise lapse, siis sa hakkad käima igal pool teenustel, otsid need võimalusi, et seda last aidata. Miks ma tööl käia ei saa, seepärast ma olen praegu ka ametlikult taksojuht, seepärast ma sõidangi igale poole. Kuna ma elan maal, mul ei ole mitte mingeid võimalusi, see tähendab seda, et ma pean 50 kilomeetrit sõitma, et ma kuskilt üldse midagi saan. Ja igapäevaselt sõidad, ei sõida ainult 6 korra, iga päev, vahepealselt 2 korda, vahepeal 3 korda. Õhtuks oled sa nii läbi ja siis tuleb see pisikene, naeratab seal, siis on siuke, et vahepeal teedki nii, et ma ei jõua naeratada. No ei jõua naeratada, see päev on nii raske olnud. Aga kui nad kõik magama lähevad, siis mul on siuke komme, et ma lähen alati kõik vaatan üle, et kas kõik on tekid peal ja see on hästi hea tunne. See on hästi hea tunne, kui kõik magavad ja nohisevad. Siis mõtlesin, et jess, korras. Tehtud jälle üks päev. Ja nii armas. Kui palju sina seda tausta teada saad, kui ütleme, sulle pakutakse last, kas sulle tutvustatakse? Mul tuleb vahepeal ütlen ühe nalja. Mina teadsin ka, et on võib-olla niimoodi, et sa lähed kuskile ja valid. Te ei vali just, aga näiteks lähed sinna ja siis suhtled lastega ja siis vaatad, kellega klapp on ja selle viid koju. No ma ei tea, see oli muidugi aastaid tagasi, kui ma nii arvasin. Enne kui ma kunagi sinuga sain ju tuttavaks, kui me käisime seal tegemas toredaid vestlusi. Ja siis, siis ma sain ise ka pärast loogikast aru, et see ei klappi. No kuidas see, siis ongi, et kusjuures minu sõbranna on lastekodust, minu vanune sõbranna, tema ju ütles, et valite vanasti niimoodi. Aga samas sul peabki klapp tekkima. Tegelikult sul peab lapsega klapp tekkima ja ütleme, et need lapsed on mind ise välja valinud. Mina ei valinud neid välja, et nemad valisid ise nagu mind välja, et jah, ma läksin küll sinna, aga nad tulid ise minu juurde nagu. Seepärast algul ma leidsin tüdruku, aga ma ei teadnud, et tal on 2 ikvend ka veel. Ja vaata, kui head ei lahutata lapsi, sest ma tean näiteks, et ma olen kunagi jälle sellest vanast ajast, eks ole, kui mul sõbranna oli lastekodust, oli mis minust murastes. Et seega seal need vennad ja kokku ei pruukinud sattuda. Ega praegu on ka ikka, ütleme, kui sul suured pered on, et ei ole ikka, ütleme, ja kui nad lastekodusse nagu asenduskodusse. Aga peredesse ikka see 4-5 tükki, see on ikka päris karm. Sellele pereemale nagu, et sa võid olla nii koolitatud ja kõik, et tegelikult sa ei tea, mis sind ees ootab. Mitte keegi ei tea. Et sul võib väga hästi minna,
esimesed nädalad on alati head ja ilusad, aga siis tulevad, kui me naerame ikka omal moodi, et kui need mesinädalad läbi saavad, siis hakkad tõelist elu nägema. Aga ma ei kahetse seda, ma nagu päriselt ei kahetse, et ma olen kogu aeg mõelnud, et mida ma teeksin siis, kui neid ei oleks. Ma ei tea. Ma nagu päriselt ei tea. Ma mäletan ühte, ma ei mäleta, kes seda rääkis seal tookord, kui me saime kõik tuttavaks seal Lõuna-Eestis, aga oli üks väga huvitav asi, mis mulle jäi hästi niimoodi südamesse, sest et oli olnud, laps oli tulnud peresse ja siis oli pereisal vist sünnipäev olnud ja siis olid laud ära kaetud ja kõik asjad ja siis kui pere istus kõik lauada, siis see uus nii-öelda värske südamelaps, kes polnud veel kaua olnud, oli tulnud ülevalt talle sealt kuskilt teiselt korruselt öelnud, kas sünnipäeva ei tulegi või? Ja siis ema küsis, sina rääkisid? Ei, ma tean, kes ma tean pere. Ja siis ema ütles, mis sa arvad nii arvad, aga pudeleid ei ole laua peal. Et see laps oli harjunud, et kui on sünnipäev, siis tähendab seda, et kõigepealt on nui ja siis tuleb leib ja kilu on ju. Et et vaata, see lapse ja nüüd see tuleb perre, vaata tema jaoks oli see suur üllatus on ju. See tulebki kaasa, kõik kaasa, oleneb vanusest muidugi, et kui ma nüüd võrdlen, et mulle tulid kaksikud tulid, nad ametlikult nagu mulle perre tulid nad nagu 4-aastaselt täitsa elama ja see laps on praegu 5-kuuselt, vahe on meeletu. Vahe on juba praegu meeletu, et kaksikud ei osanud mängida ega midagi, et siin näed, kuidas pisike areneb ja kõik, et tegelikult see mõjutab hästi palju nagu, et ja see ka, kuidas pere kõik ta omaks võtab ja kõik, et see pisike on praegu kõigi lemmik, see on meil kõigil on väike venna ja tema siuke omamoodi. Ja tema kasvabki kindlasti sellega. Ongi kodus ja ta ongi nagu okei, see 5 kuud on jäänud tal kuhugi sinna mujale, aga praegu ta saab kõike seda, mida väike laps saab. Seda ju öeldakse, et need esimesed 3 aastat on tegelikult hästi määravad, et kuidas sa kasvad ja kuidas sinusse suhtutakse ja mis ta teeb. Nii, nüüd me tahame teada mingisugust väga ägedat lugu, kui sa oled pisarateni naernud öelnud, et ainult minu kodus võib siukseid asju juhtuda. Issand. Mida nad sulle on teinud seal, mis asja nad sulle seal kokku keeranud on? Oled sa kindel, et sa seda teada tahad? Aga arvas sellega terve Eestimaa saab teada. See ei ole ainult mina, vaid terve. Ma ütlen ühe leebema. Ma ei hakka neid kõige rängemaid ütlema, et kuna meil on traditsioonid hommikused pannkoogid. Nii. Meil oli jänes ka tollel ajal puuris. Nii. Ja mina jumala automaatselt, lapsed kõik laua taga, tegin pannkooke, panin sinna ja sõime ära, eks ise jõuad ikka ennem ära süüa ja ma ei tea, kus mul oli teise tuppa vaja minna ja mõtlen ikka, et kurat, kahtlane vaikus on. Nii, lähen siis tuppa vaatamas, kaksikud asjalikult sätsisid siis pannkooke jänesele. Sellepärast, et nad ei olnud pannkooke näinud, nad ei teadnud neist nagu midagi, ta ei teadnud, mis sellega tegema pidi, aga kuna mul oli puuri juks, oli niimoodi lahti, siis nemad sättisid siis neid pannkooke jänesele. Siis ma seisin keset tuba, mõtlesin, miks ometi? Ja siis seletad lastele, et me sööme neid nagu. Et siukseid, eks neid seikasid on veel, aga. No usun, jah. Ja siis, kuidas see väiksem poiss mul, eks tema on ka siuke äge, et eks lastekodudest ikka juttu ja kuidas tema oma asju välja mõtleb ja siis seletab mulle, et tead emme, ega emmede lastekodu on ka olemas, kui issid tahavad uusi emmesid, siis nad lähevad sealt otsima. Siis ma mõtlema, et huvitav, mis selle siis on. Ja et emmede lastekodud pidid ka olema. Aga isside kodu, kus on? Isside kodusid ei ole, aga emmede lastekodud. Kui issid tahavad valima minna. Kas sa võtsid issi nii-öelda jutule, et millest see jutt tekkis? Issi vaatas mulle otsa, mina vaatasin issile otsa. Ei tea. Mina ikka tahaks seda isside kodu näha küll, sest vahel võib olla vajadus ikkagi issi välja vahetada. Kus emad tahavad issisid otsida. Aga igast see emade lastekodu on olemas, et teate siis. Aga kus seda ma ei oska öelda, seda peab minu poisi käest küsima. Tema teab. Mitu korda terve selle imelise aja jooksul on tulnud seda kohtuks mõelnud, et kõik on, jah? See oli eelmine aasta. Üsna värske asi. See on see, et kui puberteed nad jõuavad sulle sinna ikka, sul on just see pisikene, ütleme see, ja sa oled seal, eks kooliprobleemid, sul on kõik on siin selle koha peal ja sul on abi vaja, sul on lapsel tegelikult vaja võib-olla hoopis teist kooli, sa käid nagu hullukene ringi, ei võta sind üks kool vastu, ei võta sind teine kool vastu, ei sobi sa siia, ei sobi sa sinna, sa oled teise valla laps, käi seal, kuhu sa maal lähed. Aga õnneks on terapeudid ja mul on hästi tugev tugivõrgustik taga.
et ma ütlen ausalt, üksi sa seda tööd ei teeks. Siis ma istuks siin, ma arvan, et mul ei oleks neid lapsi enam ega kedagi, sellepärast üksi sa lihtsalt murdud. Et siis ongi terapeudid, kelle juurde sa jälle lähed, kes toob su nagu maa peale tagasi, et okei, ta ongi selline. Võta teda sellisena, nagu ta on. Ja küll see abi ka tuleb, et ära punnita. Ta tuleb täpselt õigel ajal nagu selles suhtes. Ja on hästi raskeid aegu, nagu päriselt ka on. Ma jäin seda mõtlema, et kunagi lugesin ühe nalja selle kohta, see oli keegi naljaga öelnud, et noh, tänapäeval ju vaata lapsi tehakse tunduvalt hiljem. Et siis ongi see, et vaesed mehed, et siis neil on kodus on ju need teismelised ja siis naised menopausi ootel, mis ka tekitab siukseid teatud muutusi ja selliseid. Kas sina oled mõelnud, kas enda ja selle teenageridega, kas seal on mingis suhtumises ka teismoodi asju? Kas teil on ühel ajal äkki? Pahad kõigil on. Jaa, meil on kõigil pahad päevad. Tegelikult sa näed selle hommikul ära kohe. Sa näed näoilmest ära selge, seda ei tasu puutuda, sellele ei tasu üldse hingata midagi ja vahepeal tuled ise niimoodi, siis näed, kuidas lapsed kaovad. Kõigil on kõigil pahad päevad. Meil on praegu perel see nakkav kõik nakatavad. Ja siis pisike paneb ka, et no mis toimub. Aga see on okei, kuule, inimesed peabki paha ja hea olema kordamööda, ega see on ka inimesed. See on elu selles suhtes. Aga ma tahtsin küsida, mis sa teed nendel hetkedel, kui tuleb see tunne, et õnneks ma elan maal, ma lähen ära välja. Ma ütlengi too moment, kui nad kõik tulevad, siis ma kõik, ma ütlen, et jätke mind rahule, ma lähen välja praegu ja oledki, ma võin kas või lähen üksinda istun autos, lihtsalt istun pool muusika käima, ma tahan ennast niimoodi välja lülitada. Istudki seal pool tundi või tund aega, kunagi ma mäletan, mul tüdrukud tulid bussi, küsisid, mis sa siin teed? Et on ka selliseid asju olnud, et nemad ikka leiavad üles, kus ema jälle istub ja kus ema hingab. Et aga sa pead sellega toime tulema. Aeg on selline praegu. Et kui sa ei laadi ennast ja siis läheb kõik kolinal põhja. Nii, sinul on miljon last, nutiseadmed. Kuidas teie peres nutiseadmetega lood? Meil ei ole nutiseadmeid. Ma olen see halb ema. Allpaberitega ema. Allpaberitega ema, kellel lastel ei, nüüd tüdrukule andsin juba telefoni, aga hästi suurte piirangutega, seepärast tal on telefon, mida ta saab helistada. Heal juhul ta saab vaadata stuudiumit ja rohkem ei ole neil mitte midagi. Poisil ei ole üldse. Kuna neil on kõigil see üks reegel, siis vist on nagu kergem kuidagi see pere sees, aga väljapool ju nad näevad, et kõik ja me oleme kooliga võitleme. Me võitleme kooliga, nad tulevad koju, siis ma seletan, miks neil ei ole. Ma olen ikkagi vahepeal andnud järgi, see oli mõned aastad tagasi, andsin järgi ja siis mul oli kaos kodus ja siis ma seletasin, et see on see põhjus, miks teil telefone ei ole, miks teil arvuteid ei ole. Ei, nad saavad oma asjad ikka ära teha. Et nad saavad oma asjad ära teha, aga siukseid mõttetuid mänge, mis need hästi moodsad mängud praegu vist on, ma ei tea. Ja ma ütlen ausalt, ega mul suurtel lastel ka ei olnud. Nii et Aga kui nad nüüd suureks said ära läksid, siis ostsid endale? Ja neil on omad need ja nad on seal vahepeal, ma ütlen, kuule, et teil on ka sõltuvus juba, et selles suhtes, nad on täiskasvanud, nendele ma ei ütle nagu midagi. Aga kui ma näen, mida see nende lastega teeb, see nutiseade, ja eks ma olen lastekaitsetega ka seal kakelnud selles suhtes, et lapsel peab telefon olema, ma ütlesin, sorry, ei. Ma ütlesin, et ei, ma jäängi endale kindlaks, ei. Sellepärast, et nad keeravad nii ära, nad ei tule sealt välja. Mul on selline kaos kodus. Jah, telekat me vaatame, aga me oleme rohkem õues, me käime matkamas radade peal igal pool, me teeme hästi palju asju nagu koos selles suhtes, et nad on harjunud sellega, et nad väga, võib-olla ma seal selja taga olen halb ema, ega ma ei tea. Nii kaua kui selja taga räägib, siis las olla. Ei, ma ikka olen küsinud vahepeal, et kas midagi nagu häirib või et siis nad ikka ütlevad, et nad tahaks, siis ma jälle seletan, et miks meil need piirid paigas on, et ma ütlesin, küll tuleb aeg, et ma nüüd vaikselt ikkagi võtan neid maha, vaikselt ma annan juurde seda aega ja sellist asja, aga ma hoian hästi neid piire. Mul tuli üks ka lugu meelde, kui mul oli poiss, oli pisikene ja siis oli täpselt, oli vaata arvuti, et siis oli avastatud, ta oli lasteaias käis ja siis lasti natukene teda seal mängima iga päev või niimoodi iga päev ei käinud, aga mingite ja siis hakkas, ma üks päev nagu hakkasin mõtlema, et iga päev tuleb lasteaiast koju, ütleb kohe, et ma lähen arvutisse on ju ja siis me istusime, ta oli mingi 4-5 aastane vist, et 5, ma arvan, ta oskas juba kirjutada natukene ja siis ma rääkisin talle ära, ta oli
mul alati hästi arusaaja laps, et kui sa ära räägid, siis ta kuulas ja siis ütles, et okei. Ja siis me tegime sellise toreda graafiku, et ta oskas täpselt just kirjutada, mina veel õpetasin, et tõmbasime jooned ja kirjutasime esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, tegime kogu nädala ja siis ta sai valida endale 2 päeva, millal ta, ma ei mäleta, kui kaua see aeg oli, aga 2 päeva, et üks pidi olema siis esmaspäevast kolmapäevani ja teine siis oli vist neljapäevast seal pühapäevani, et ise teeb ristikesed sinna, et millal ta saab arvutis käia ja see oli nii müstiline, ta tegi need on ju ära, muidugi valis kohe esmaspäeva, et noh, kõige esimene ja siis kohe neljapäeva. Aga siis peale seda, mis muutus, oli see, et ta tuli lasteaiast koju ja küsis, et emme, mis päev täna on? Ja siis ma ütlesin, siis ta läks jooksuga külmkapi juurde ja siis ta vaatas, ütles, et või jess, et kumb, et aga noh, lapsi on nii erinevaid, aga ma mäletan nagu seda, et ja sellest on mul ka 27 praegu on ju, nii et see on olnud üle 20 aasta tagasi juba. Aga siis ei olnud veel neid nutivärke ega midagi, mis sul kogu aeg nagu kaasas käid, et see piiride panemine on nagu tõenäoliselt suht võimatu, aga raske on, selles mõttes on raske, et noh, kool nõuab ühte, kodus on meil teised, et noh, koolis ma ei, noh, et miks telefoni kaasas ei ole, mõtlesin, neil ei ole telefoni. No, põhjusega. Ma ei saa, ma võin, no üks poisiga on natuke kehvemad lood, et noh, ma võin anda, aga see ei kesta kaua, et noh, mul ei ole mõtet nagu. Et... See tähendab ka seda, et sina ei istu kodus telefonis? Ei, no selles mõttes ma ei istu. Et kui, ütleme, et ma tean, minu telefoni aeg on see, et ma tulen hästi hommikul vara ülesse, too 15 minutit ma joon kohvi, siis ma lasen kähku ära kõik ja see on nagu selles mõttes kõik. Aga kujuta nüüd ette, kui need 6 last tulevad sulle koju, no ütleme, noh, on kõik enam-vähem ühe vanused ja siis, kui tuleb koju ja vanemad õhtul istuvad, siis sa ei saa keelata, sa ei saa öelda, eks ole. Ja kuhu me tahame jõuda, me räägime lastest siin. Mina teen endale praegu ju neid lennurežiimi päevi, sest et ma saan aru, mul küpseb aju ära ja ma unustan ennast vahest niimoodi, et ma saan aru, mul ei lähe käsi sirgu enam. Ma olen tund aega teinud niimoodi. Sa mõtled, issand, mis ma tegin? No arva küll sinna jänesuuru, kui ma satun, aga ma satun sinna ja siis ma saan aru, et kuidas see minu aju töötleb. Ma olen täiskasvanud inimene, mul peaks mõistus peas olema. Nii et noh, mina ütlen jälle väga super ja kas nad nüüd on siis sinu arust nagu kuidagi teistest maha jäänud või noh, mingi teadmistega? Oi, nad teavad väga hästi. Mina ei tea, kust nad need teadmised saavad, aga nad teavad väga hästi. Ja, nad teavad täpselt, mis lehekülgedele minema pead, kus sa käima pead. Anna ainult võimalus. Et selles suhtes nad ei ole rumalad, nad arenevad ka ilma telefonita. Küll nad leiavad kohad, kus areneda. Ja siis, kui aju on valmis, siis eks ole täiskasvanud peast. Okei, nii äge. Aga nüüd on see küsimus veel, et kui ühel hetkel näiteks tuleb sulle nüüd kõne veel, ütleme lähima poole aasta jooksul. Ma küsin ikka üle konksuga küsimuse. Ja selle öeldakse, et no... et sa saad nii hästi hakkama. See on mul tüdrukuna öelnud, et barbit on ka vaja. Aga ma ei ütle rohkem midagi. Ma ei julge ei öelda, ma ei julge jaad olla. Alati, kui ma olen midagi öelnud, oi, see läheb hoopis teistmoodi. Pigem ma olen vaikselt, istun oma ette ja ma olen alati öelnud, tuleb see, mis tulema peab. Et ma ei otsi midagi, aga ma alati hästi kaalutlen selle pärast, et kui ma näen, milline kaos mul praegu kodus vahepeal on, siis ma mõtlen, et Kui oluline on emadepäev teie peres? Ja väga. Ei, hästi tore on. Mul on tehtud küll küpsise torte ja mul on toodud lilli ja siis kui olid siin poisid sõjaväes, noh, ütlemegi need tüdrukute poisid sõjaväes olid, kui saadeti mulle lilli, pisarad tulevad silma ikka selles suhtes, et nii hea on tunda, et ma olen neile ikkagi olemas ja nad hoiavad mind nagu päriselt. Mul on hästi hea meel oma laste üle nagu päriselt. Mis sa soovitad neile inimestele, kes kardavad seda teha, et võtta südamelaps endale näiteks või no? Selleks pead sa ise valmis olema. Selles mõttes, et ei tasu karta. Seepärast, et ma ei ütle, et see on kerge. Ma nagu päriselt ei ütle, et see on kerge, aga inimene ise tunneb ära, kas ta on võimeline seda tegema või ei ole. Kõik ei suuda seda. Kõik ei suuda seda. Et ega ma ei ütle ise ka, et ma võib-olla mingi ideaalne olen, aga siin ma olen. Jaa. Ma mõtlesin sellist asja, et kui noh, sa oled olnud olukordades on ju, et neid lapsi kuidagi sa ütlesid, et toredalt, et nemad valivad sind on ju, et aga millal tekib nagu armastus? Ei tea. Selles suhtes ma mõtlen, et jah, mu käest ongi küsitud see, et noh, nad kõik lapsed on võrdsed. No selles suhtes, et okei, et noh, kuidas nad ütlevad, et veri on paksem kui vesi või no mis iganes nagu selles suhtes, et ma ei ütleks seda.
ma nagu päriselt ei ütleks, nad on kogu aeg minu lapsed olnud, et noh, kui saadadki ära laagrisse, mõtled, ma saan puhata. Tegelikult on juba see, et esimene päeva möödas käid närviliselt mööda tuba, mõtled, midagi on valesti ja selline, et sa oled nii ära harjunud nendega. Et armastus tekib ikka tegelikult kohe, sa tunned oma lapse ära. Tegelikult sa tunned oma lapse ära, et ei ole päris nii, et kuule, et minul on kõik minu lapsed, nii et. Ja mis sa ütled nendele emadele, kellel on halbade elus kokkusattumuste ja kehvade olukordade pärast on see asi juhtunud, et lapsed on näiteks ära võetud ajutiselt või midagi niimoodi, et kas sa annad neile lootust, et kui nad ennast parandavad, et need lapsed armastavad neid pärast edasi? Kuidas ma nüüd ausalt ütlen, et kuidas meid on õpetatud sellega, et olla neile tänulikud, et me saame neid lapsi kasvatada. Nad peavad sellega ise toime tulema. Nad peavad ise leidma endas jõu, kas saab sellega hakkama või ei saa. Sellepärast mitte keegi ei saa neid nagu suunata või selles mõttes aidata, kui nad ise seda ei taha. Et kas sa tahad olla valmis muutuma, et oma lapsele pakkuda seda, mida ta vajab, siis kui sa oled selleks valmis, iga inimene saab sellega hakkama, iga inimene eksib. Tegelikult iga inimene. Ja ütleme see, et kui ma näen lootust, kui ma näen, et inimene tahab muutuda, loomulikult anda need tagasi. Ega minu lapsed ka teavad, et neil on 2 ema ja 2 isa. Et nad teavad seda. Ja ma ei keela selles suhtes, et kui näiteks nad on valmis, et jah, me tahame oma vanemaid leida või vanematega koos olla, ma ei saa keelata. Ma nagu päriselt ei saa keelata seda. Et süda ikka on valus, selles mõttes valus, et nad on ju minu omad tegelikult. Et aga ma ei, eks meid on õpetatud ja koolitatud sellega, et ma pean selle mõttega harjuma, neil on veel kuskil keegi. Kui suur protsent on see, et emad ja isad võtavad ennast kokku ja lapsed lähevad tagasi? Kahjuks väga väike. Vähemalt neid, keda mina tean, et ei... Aga olen kuulnud ka, et on olnud sellised, kes võtavadki kokku ja nii läheb. Mina tean ka isiklikult ühte siukest juhust ja väga austan seda tüdrukutele, sõltuvusteemad olid ja sai oma lapsed tagasi ja väga hea ema praegu neile, ta õppis sellest olukorrast, sai aru, et see, ja võt see ongi see, et inimesed eksivad, on ju. Aga kui sa ikkagi võtad ühel hetkel mõistuse pähe, saad aru, et sa tahad ema olla, siis tegelikult see on võimalik, on ju. Sest kui nad kord ära on võetud, siis on jah hästi ja seda ju ei tehta kergekäeliselt. Vähemalt mina tean neid, milliseid lapsi mina nagu tean, et sealt on jah ikka väga. On antud alati lootus, on antud veel võimalus. Aga kui nad ei pea neid võimalusi mitte millekski, siis kahju on. Kõrvalt on kahju vaadata, siis näedki, et ta ei ole valmis, ta ei saa ise endaga praegu hakkama. Ja ilmselgelt ei saadaks väikse lapsega hakkama. Kuule, mina ei tunne sind, aga kas ma tohin küsida siukest asja, et milline su enda ema suhe oli? Ma ei saa öelda, et mul on ema, mul on sõbranna, samamoodi. Ma praegu saan ma emaga ikka imehästi läbi. Eks pubeka ajal ma ka mõtlesin, et õudne ema midagi ei luba. Aga tegelikult ma olen tänulik, et ta seda tegi. Siis ma teadsin, kuidas oma lastega edasi minna. Ma teadsin, mida ma natuke rohkem luban, sellepärast ma ju salaja ikka tegin seda, kui ta keelas mind. Aga praegu me jagame kõike ja tema on meil imearmas vanaema, kes on mu lastega tema ikka alati ütleb, et ära otsi kedagi, ma hoian ise ära. Ma ütlen, mul on kõik pere on mul nagu sees seal ja vanaema nimeline. Ja mu ema on nimeline. Sa tead, et meil on praegu tund aega täis, jah? Ma tahtsin ühe asja veel öelda, siis võime hakata kokku võtma. Mul tuli praegu täpselt sellega tuli meelde, et sa ütlesid vaata see, et nagu oma ema ja siis see suhe, et mina nüüd, kui minu laps on ju, sai lapse ja siis minust varema tuli, siis mingi aeg tagasi, ma mäletan, kuidas ta ütles mulle seda, et alles nüüd ma saan aru, et see kõik oli ikkagi armastus. Et see on ilmselt see sama asi on ju, et mis sa võrdlesid. Seda on nii hea nagu tagasi mõelda seda, et mida mina sellel vanusel tegin, siis ma tean, mida lubada rohkem ja mida mitte. Et kuidas sa ise käitusid ja siis tegelikult mõtledki emaga nüüd vahepeal arutad ja naerad, mõtled, et tegelikult jumal äge aeg. Ja tema naudib ka seda, neid lapsi ja oma vanaema põlve ja ütles ka, et nii äge veel nii väiksel vanaema olla. Ja, täpselt niimoodi. Kuule, aga küsime su käest vist viimase küsimuse veel, kui meil hakkab aeg otsa saama. Ta vaatab mind siukse näoga, et tee kähku. Seal on see politsei, ajapolitsei. Tahtsin küsida sellist asja, et kas on midagi sellist, mida me ei osanud su käest küsida ja
mida sa kindlasti veel tahaks nagu rääkida meile ja meie kuulajatele? Selles mõttes, et kui teil on see otsus, et need lapsed oma perre võtta, siis andke tuld. Kui sa tunned, sa oled valmis, et ära karda. Tegelikult meil on ägedad pered, meil on neid vähe, aga meil on jumala ägedad pered ja me hoiame tegelikult kõik kokku ja me räägime oma mured, rõõmud koos ära, et tegelikult on see äge. Kuhu pöörduda? Kui tuleb pähe nüüd ühel perel, ütleb, et mina tahan nüüd võtta lapse. Kuhu kõigepealt tuleks minna? No mina kuulan praegu SOS alla, et mina olen seal, minu arust oli mingi üleval ka neil, et otsitakse, et pered omas kodus ja täitsa soovitan uurida. Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöö, need kõik oskavad sulle infot anda. Kes on valmis selleks, et mina leian küll, et ma ei ütle, et see oi kui kerge, aga sa pead tundma, et sa tahad seda teha. Ja täname sind, sest mina olen väga, ma ütlen, minu elu muutus pärast seda, kui mina teiega seal tuttavaks neil Lõuna-Eestis. Päriselt, ma olin tänu südames, kõik tulin sealt ära, mõtlesin, et issa, millised naised, kui suurepärane töö. No ausalt, see ei ole mitte mingisugune see, et ma nüüd üritan meeldida sulle, vaid päriselt, ma olin nagu, ma kuulasin, mõtlesin appi ja mina hädaldan oma ühe lapsega. Tegelikult ma ei ole kunagi hädaldanud, aga naljaks. Et aitäh, et sa tulid siia. Aitäh sinu tütrele, et ta tõi su siia, eks ole, sellepärast, et tee on ju, nagu sa ütle, kella 4 pidi tõusnud tulema. Tee on pikk. Ja me väga loodame, et kõik täna ju emadepäeval läheb ka see ju eetrisse ja et inimesed, kes emadepäeva peavad, siis saavad ka väike mõtteid ja tunnevad ennast hästi. Et aitäh sulle. Aitäh teile, et te kutsusite. Aitäh, väga tore oli sinuga ja siis peame vist lõpetama ühesõnaga tänud ja täname loomulikult ka meie kallid kuulajaid. Loodame, et te saite ka siit endale midagi kõrva taha, et mina vähemalt tunnen kuidagi sellist nagu helgust ja heldust ja tohutut austust nii sinu kui üldse kõikide nende emade vastu, kes omale südamelapsi on ka võtnud. Aga veel kord head emadepäeva teile kõigile ja kuulake siis meid ja jälgige igal pool ja pange pöidlaid ja laike ja kõike, et see on meile väga oluline, et siis me saame seda saadet teile edasi teha. Nii et kõike head. Aitäh! Aitäh!